Ma arvan, et kindlasti, et nad on maha jäänud. Nendega on raske läbi saada. Ja Või ma tõmban selle kuskilt läbi. Üks hetk, noormees. Üks hetk. Aeglased on, Öelge, millised stereotüübid meie ühiskonnas on levinud eakamate inimeste suhtes, eelkõige eakamate töötajate suhtes? Paraku on ju ette nähtud, et natuke aeglasemaks nad siiski muutuvad. Arvutioskus on täiesti nullis võib-olla. Haigestumise risk võib-olla. Kõigiga haukuv. Ja kindlasti on ka see, et ta ei ole võib-olla uuendusmeelne. Pakkumistele ei ole avatud kõik. Ja ta on haige kindlasti. Natuke võib-olla uimane, vabandust, aga Piip. Piip. natuke võib-olla uimane, vabandust, aga haiged ja nad on... Võib-olla nad on ju õppimisvõimelised või et neil on... Aeglased on, aga otseselt nende vastu nagu midagi ei ole. Nii, prouad, kas tundsite ennast ära? Ei tundnud. Teie olete nõus? Ei ole. Enda suhtes julgen küll kõigele vastu vaielda. Teie, kas olete nõus? Ei ole. Miks? Ei ole ma haige, olen kiire, õpin kõike, nii et ei, täiesti vastu. Mina ei tunne ennast küll vanana ega aeglasena ega haigena ja jumal, ma käin ööjooksulgi siiamaani. See oli maha tegemine meid. Nii see voo. Ja kus me nii haiged oleme? Kus kohast? Ribis on ainult terviseprogrammid. Mina läksin Ribisse tööle, ma olin 69. Mõelge järgi. Minu stereotüüp ei kattu sellise masendava ja kurva hinnanguga vanemate inimeste suhtes. Eeldatakse, et võib-olla ongi, et nooremad inimesed mõtlevad kiiremini, tegutsevad kiiremini, aga ma usun, et see ei pea alati paika. Aga kust tulevad üldse need stereotüübid? Need tulevad meile koolist, kodust, et kuskil keegi televiisorist väga palju, eks ole. See stereotüüp on olemas ja sõnaga, et vanemad inimesed haigestuvad kergemini ja on nõrgemad. Kui ma nüüd ennast võrdlen, siis enda baasil ütleme, vaatan asja, siis kas ma pigem nii ei ütleks? Ei tea, kas see oleneb vanusest tegelikult? Vanemad inimesed on võib-olla seal, kuidas öelda, nagu kohusetundlikumad ja võib-olla võtavad oma tööd seal tõsisemalt ka kui noored ja siis üritavad võib-olla samamoodi kuidagi oma elutarkusega võib-olla nagu särada seal. Aga kui tuleb siuke 50+, 60+ inimene, siis on nagu minu meelest on parim kindlus üldse, et ta on nagu väga hea töötaja. Meil on nii palju selliseid prouasid, kelle sabas seistakse spetsiaalselt selle pärast, et selle inimese käest see teenindus saada ja temaga natuke vestelda. Ütleme, 50+ inimeste tööle võtmise eeliseks on see, et sa saad endale stabiilse inimese. Ta teeb kõik selleks, et mitte sind alt vedada. Aga ma ütlen jah, et see võib-olla see omandatud pagas, see kogemus, see on just see, mis võtaks mind näiteks keskealist või vanemat inimest tööle võtma. Päris kindlasti kohe. Sest ma ei usu, et see füüsiliselt nüüd nõrgem oleks. Kindlasti tuleb olla ise julge, sest ise endast hakkab kõik pihta. Tere! Ja kuidas ma saan teid aidata?